Tere kõigile, minu nimi on Tiina Pruuli ja olen Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Akadeemia 6. taseme õpilane. Ja jagan teiega natuke lugu endast ja üldse sellest, kuidas ma siiamaani olen jõudnud. Minu igapäevased harjumused ja mõtteviis varasemalt oli see, et nägin iseennast pigem negatiivsena. Ja ei olnud seda mõistmist iseenda osas, et miks ma selline olen ja kust see negatiivsus ja pidev muretsemine tuleb. Ja ma tundsin pidevalt, et midagi kuidagi nagu on ja jääb alati nagu puudu. Et ma ei olnud jõudnud veel päris selle tõeni ja mu küsimused, mis mul peas olid, et need jäid ikkagi õhku ja ma ei saanud nendele vastuseid. Ja oli tõesti sees oli tunne, et midagi on kogu aeg puudu. Aga ma ei osanud ka öelda, et mis see täpselt siis on. Ja minu suurimad küsimused ja sisemised otsingud olidki just pigem seotud minu endaga, et ma ei mõistnud, kust see pidev negatiivsus ja muretsemine minust tuleb ja pidevalt otsisin viise, kuidas siis sellest lahti saada ja kuidas seda siis endas muuta. Ja mulle meenub küll olukord, kus olin üsna madalas seisus ja ma tõesti ei suutnud ega tahtnud enam niimoodi nagu edasi minna, et tundsin, et on vaja mingisugust suuremat muudatust. Ja olin ka valmis nendeks muutusteks. Ja mis mind siis nagu otsima pani, et minu elus otseselt ei olnud mingisugust sellist konkreetset sündmust, mis oleks tekitanud minus seda soovi otsida. Et väliselt justkui oli kõik hästi, aga sisimas ma tundsin, et midagi on puudu. Ja et ma ei ela ja ei tee asju nii, nagu ma olen loodud. Et ma tundsin, et minu sees põleb selline tohutu potentsiaal, millega ma ei osanud mitte midagi peale hakata. Ja tegelikult mul on väiksest saati olnud sees see tunne, et ma ei ole siin maailmas niisama, et mul on tohutu potentsiaal midagi ära teha ja ma tundsin, et mul on suur soov ka inimesi aidata. Aga ma ei teadnud ega osanud seda potentsiaali siis endas avada. Aga jah, minu sees põles just see sügav soov ennast avada, sügav soov endas vabastada igasugused piirangud, mida ma tundsin, et mu mõtted olid minu peas mulle siis loonud. Ja see sügav soov iseennast mõista ja endast aru saada. Ja ennast avada just enda sees kogu see potentsiaal, mida ma ka praegu tunnen ja mida ma tegelikult terve elu olen enda sees tundnud. Ja kuidas ma jõudsin siis Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Arendamise Keskuse juurde, et minu esimene kogemus oli minu tuttava Eda Haabu kaudu, kes jagas siis seda, kuidas tema enda õpinguid seal alustas ja jagas neid teadmisi, mida ta sealt siis teada sai. Ja üks nendest teadmistest, mis ta rääkis, oli see, ja mis mind ennast väga-väga palju kõnetas, et oli siis see, et ma ei peagi niimoodi mõtlema, nagu ma olen siiamaani mõelnud. Et kõik see negatiivsus, see tegelikult ei ole mina, vaid see on see minu see teine pool minus, ehk see on see ego pool minus. Ja ma tõesti ei pea valima neid ego mõtteid ja mul tõesti on võimalus valida seda, kuidas ma ise mõtlen. Ehk kogu selle õpingute juurde ma siis jõudsingi enda tuttava Eda Haabu kaudu. Ja kõige selle juures, nende õpingute juures tegelikult kõige raskem ja hirmuäratavam minu jaoks oligi siis silmitsi seista kogu selle negatiivsusega, mida kõik need aastad olin siis enda sees kandnud. Ja elevust, just nagu vastupidi, et elevust ja rõõmu tegelikult tekitas just see asjaolu, et ma
hingetasandil tundsin, et ma olin leidnud just nagu selle, mida ma olin otsinud. Ja ma tundsin, et ma lõpuks siit saan abi ja ma saan enda küsimustele vastused ja ma lõpuks hakkan nägema ka tulemusi, neid reaalseid ja just jäävaid tulemusi. Nende muutustega iseendas, et nende tõeliste muutustega läks aega, et see ei olnud üleöö kindlasti mitte, et minu jaoks oli nagu sibula koorimine, et kiht-kihi haaval tulid mingisugused asjad minu sees esile, et see samal ajal üheaegselt oli nii-öelda nagu selline hästi ebamugav ja mõnes mõttes ka valus, aga samal ajal ta oli ka siis hästi vabastav ja hästi hea tunne oli vabaneda sellest negatiivsusest, mis oli minu sisse nagu kogunenud. Kõige olulisem, mida ma enda kohta olen avastanud, ongi just see, et kui palju ma tegelikult olen alla surunud seda tõelist mina, kes ma tegelikult olen ja olla tahan. Ja nüüd ma mõistan iseennast palju rohkem, ma mõistan teisi rohkem, maailma palju rohkem ja ma suhtun ja pidevalt siis ka praegu arendan endas seda oskust suhtuda iseendasse hoolivalt ja sellise pehmusega ja aktsepteerida just iseennast ja kõike seda, kes ma olen. Ja näha ka endas seda head, mida ma näen ja tunnen siis teiste inimeste puhul. Ja ma tõesti tunnen, et minus on väga palju rohkem rahu tekkinud, ma olen palju enesekindlam ja ma tunnen, et ma tõesti olen sellel õigel teel ja ma tean, et ma suudan endas avada just selle potentsiaali, mida ma terve elu nii-öelda olen otsinud, et ma saaks teha. Ja kõige suurem taipamine, mis on olnud minu enda osas, ongi siis see, et ma avastasin, et ma pidevalt püüan kiirustada, et pidevalt tunnen, et peab kiiresti kõik asjad ära tegema, et ma tihti ei luba endal lihtsalt olla ja lihtsalt võtta asju vabalt ja nii-öelda rahuneda. Ja suurim erinevus, kui ma nüüd vaatan enne seda, kui ma tulin siia õppima ja praegu, siis varasemalt ma olin rohkem selline hirmunud, ma olin hästi murelik, aga nüüd ma tunnen, et ma olen palju rahulikum ja minus on tärganud just see lootusrikkus ja usk iseendasse ja enda ellu siis. Mis ma edasi soovin siit saada nendest õpingutest, et ma kindlasti soovin endas avastada rohkem just seda intuitiivset poolt, et seda selgelt nägemist, selgelt tunnetamist, kõik, mis on siis seotud intuitsiooniga ja just iseenda usaldamisega. Ja ma tahan tuua enda ellu ka väga palju loomingut, et ma tahan kõiki neid teadmisi, mida ma olen siit saanud ja kõiki neid mõtteid, mis on siis minus kõik need aastad minu sees siis olnud, et ma tahan need tuua siis endast välja ja jagada neid ka siis kogu maailmaga. Ja minu sisemine nägemus ja unistus oma edasisest arengust on see, et ma soovin täielikult aktsepteerida seda, kes ma kunagi olin, aktsepteerida just seda, et ma olingi kunagi selline negatiivne inimene, et aktsepteerida seda tõesti südamest ja hingest ja aktsepteerida seda, et kes ma olen ka praegu ja just seda, et ma ei olegi perfektne inimene ja ma ei saagi kunagi olla perfektne inimene, et see, et meil kõigil on enda head ja vead, et see on lihtsalt meie loomuses ja see on täiesti okei. Ning teiselt poolt ma tahan julgelt vastu võtta siis kõike seda armastust ja headust, mis minu jaoks on loodud. Kui ma peaksin enda tuleviku minale sõnumi saatma, siis ma ütleks niimoodi. Sa said sellega hakkama,
sa tegid selle ära ja sa olid tubli. Ja lõpetuseks nii-öelda, mida ma tahan öelda, et ma tõesti tunnen, et minu elu, minu tõeline elu alles algab nüüd. Ja et nüüd ma saan tõeliselt tunda seda, kes ma tegelikult olen ja kuidas ma saan kogu maailmale ka kasulik olla. Aitäh!